Palun räägi, mis see täna toimus? Täna oli meil siis Mahtra haridusfoorum, ehk siis esmakordselt tuli Mahtra kogukond, õpilased, õpetajad, vanemad, lapsevanemad tulid kokku ja arutasime siis aktuaalsetel teemadel, ehk siis eestikeelsele õppele üleminek. Mis olid siis põhimotiivid? Põhimotiivid on ikka see, et kuidas vähendada neid hirme, et kuidas seda täpselt tehakse, millal minnakse, kas ikka see eesti keel saadakse korralikult selgeks, mis siis saab sellest oma kodukeelest, kas haridus, ja tegelikult siin on üks suuremaid hirme, mida ma tajusin, oli see, et mis tasemele see haridus siis lõppkokkuvõttes jääb. Ja et kas aineteadmised ei kannata? Ja? Just, tegelikult tuleme aineteadmiste juurde, et kui sisuliselt siis nad päriselt neid teadmisi omandavad, sest kui sa ikkagi õpid teises keeles, siis kuidas toimub nende aineteadmiste omandamine ja nii edasi, et tegelikult need on kõik loomulikult hirmud ja eks me siis neid arutasime ja rääkisime. Kuidas te siis vanemaid rahustasite, mis argumentidega? Ma arvan, et kõige olulisem argument on see, et siin ei ole karta mitte midagi, et meie koolis on professionaalsed kogenud pedagoogid, väga suurepärane meeskond, kes on kvalifitseeritud, omab jällegi, nagu rõhutasin, kogemusi ja et me peame ikkagi just koostöö. Me oleme avatud, me peame tegema koostööd, arutama, meie õpetajad teevad koostööd. Me järjepidevalt koolitame kõiki õpetajaid, me ikka iseennast koolitan, juhtkond, kõik on pidevas õppimises. Te rutate isegi riiklikust plaanist ette? Me ruttame natukene riiklikust plaanis ette, aga selles mõttes ma saan aru, millele see vihjed oli, on see, et järgmisel aastal tõesti on selline plaan, et me avame kõikides paralleelides esimestes klassides keelekümblusklassid. Vaadake, see plaan on ambitsioonikas ja ma arvan, et see on tehtav. Loomulikult siin on nüüd ainuke küsimus, et kust me leiame need õpetajad. Aga ma arvan, et me leiame. Teie keelekümblusõpetaja võib-olla rahustas lapsevanemaid veel kõige paremini. Jah, seda küll. Et ta ütleski, et see on järjepidevust karta, midagi, kõik on tehtav. Ja tema õpilased rääkisid eesti keeles lapsevanemate ees. Kaasasime õpilasi, rääkisime õpilastega, keelekümblusklassi õpilastega eesti keeles ja vanemad nägid, et ei ole see ju mitte midagi nii hirmsat, et see kõik on tehtav. 2 lapsevanemat lõppkokkuvõttes siiski arvasid, et äkki koolil ei lähe hästi. Jaa, see ongi, et lõpus siis küsisime meelega, et kas Mahtra põhikool on hea koht, kus areneda, see on ju meie moto 1,5 aastat nüüd ja uued tuuled, uued muutumised ja mul on tegelikult selle üle väga hea meel, et need vastupidi oleks päris imelik, kui kõik oleks öelnud, et need hirmud jäävad ja ma loodan, et need 2 lapsevanemat järgmine aasta ütlevad jah. Aitäh, soovin teie koolile edu! Aitäh!